Tervist, mina olen Hendrik Saal-Saller ja täna vaatame, kas lood, mis mulle mängitakse, kruvivad või ei kruvi. Ma olen vallatu piraat, kes ei karda eksimist, ma seiklen mööda maailmat, otsides seksimist. Jäin seda suurepärast lüürikat kuulama ja toredad vemmal värsid on ja ma muud ei oska nagu midagi öelda, et vahva, kui kellelegi meeldib, aga see ei ole minu teedas mitte mingil juhul. Et võtke ritta, tooge mulle kalmaar, Eesti riiki saabus ka. Ütleme nii, et nüüd biidi, see on nagu liiga palju isegi öeldud selle loo puhul biidi nikerda, et see, mida see arvutis tehtud on, see ei nagu paku mingit pinget, et seda suudab iga mats 10 mitsiga teha seda põhja. Ma pean ütlema, et ei kruvi minu jaoks. Seda pole vaja isegi kuulata, see on väga hea lugu. Kahtlustan, et see on mingi Lex Soul, väga hästi tehtud, päris muusika, päris asjad. Ja väga lahen, tahaks laivis ka kuulda, kas suudetakse nagu seesama nagu soundi maailm ka laivis ära teha, see oleks ilgelt lahe, sest väga harva Eestis keegi niisugust asja isegi salvestab, rääkimata selles, et laivis oleks nagu mingit niisugust heli kosta. Nii et jaa, mulle meeldib väga, kruvib 100. Ülejäänud saade võime kuulatagi Lex Souli. Kõiki lugusi. Mu kell ei tunne aega, sest sina elad tulevikus, mina aga vaevalt võinun selles unevihu. Nagu siis kruuvi mõttes ta tõesti kruvib, aga et kui ta nagu meeldimise mõttes peaks olema, siis ütleme nii, et ta ei sega mind. See musa on läinud nii teistsuguseks, et ma nagu ei oska samastuda sellega. Et okei, siin oli praegu eesti-keelne jupp ka sees, aga et kui sa lähed nagu näiteks niisugust kraami tegema inglise keeles, siis sa pead automaatselt ennast tõstma täitsa teise kohta ja hakkad kohe automaatselt konkureerima ka täiesti teiste produdega. Et siis me siin konnatiigis enam nagu omavahel ei vaidle, et kas see on hästi või halvasti või mida iganes. Et kui sa inglise keeles teed, sa pead ennast kõrvutama nendega, kes on nagu topis igal pool mujal. Kruvib, aga suure miinusega minu jaoks. Südaööl, kui sind juhuslikult näed, süda lööb. Siuke tavaline tapeedikas. Kui sa mulle 5 minuti pärast sama lugu uuesti mängid, siis ma kuulan seda nagu esimest korda. Midagi ei muutu. Ma ei tea, ma ei oska midagi öelda. Tõenäoliselt väga ilus niisugune mainstream pop lugu ja ma usun, et raadiod mängivad seda, mis need kanalid on niisugused, kes niisugust kraami mängivad. Et paneme Eesti loo peale, tempokas ja nagu moodne on öelda, et niisugune produktsioon on kõik hästi, aga et mulle näiteks Nublu väga meeldib selle poolest, et tal toimib asjad, et kuigi ma ütlen ka, et ma ei tea sellest muusast mitte midagi, kuidagi need tekstid ja need asjad kokku nagu lähevad väga hästi maitsekalt tehtud ja tekstid on väga head. Aga ma ei kuula ka niimoodi, et panen otsast peale ja teen mingi Nublu kuulamise õhtu, et nii ka ei ole. Aga lugu siit, lugu sealt. Karlo Sukareda laul kahjuks ei kruvi mulle. Lihtsalt põhjusel, et ta on igav minu jaoks. Näita neile kermo, näita neile kermo. Ma ootsin, et tuleb mingi niisugune nagu mingi kruuviva biidiga mingisugune niisugune hip-hop kraam, aga tuli laus tümakat lihtsalt. Ma ei suuda nagu selle, ma lihtsalt ei oska. Ja ma olen täitsa hämmingus, et nii palju tehakse seda, et mingil hetkel, kui hakkas nagu jutt sellest, et oi, see päkkapiku disko seda ja teist ja kolmandat, siis just kui tundus, et kõik nagu on leidnud, et sellest nagu sellest kuidagi kraamist on nagu üle saadud,
läks paar aastat mööda, me oleme täpselt samas kohas tagasi, lihtsalt selle vahega, et enam ei ole nagu peenikeste tite häältega nagu naised laulmas, vaid et nüüd on nagu mehed. See põhi on ikka see sama kuradi tümm, noh. Aga okei, pane edasi. Raha tahab rulli minna, rahvas tahab rulli ninna. Ühendage jõud, rahvas, kõik te võite munni minna. Selge, no tegelikult ongi, et okei, ma ei viitsi kuulata lihtsalt seda, aga kõik on nii, nagu peab olema. Teksti tuleb, poistel riimid püsivad kõik ja igaüks proovib olla nii vaimukas, kui vähegi saab. Ja fine, et minu küsimus on, mis aasta pärast näiteks, no okei, aasta on võib-olla lühike, aga kas 2 aasta pärast see lugu kõnetab kedagi või ei kõneta, ma ei oska öelda. Ei keri, ei kruvi mulle küll. Millal käisid sa viimati Tallinna? Ei kruvi. Ma ei oska midagi öelda sellega. Lihtsalt ei ole nagu minu teema, ma ei oska. Sõnad otsas juba. Saad selle, mis sa parandasid mulle. Tead, mul on isegi Timberlake'i piletid ostetud, mis 9. juuni tuleb Tallinna laulu. Ma mõtlesin, et äkki tuleb suure bändiga ja ma usun ikka USA selle kaliibri staar ikkagi nõuab nagu tšekkimist. Kahjuks on niimoodi, et täitsa minu nagu sellest ringist väljas 50 kopsi, 50 cents, kui tuleb. Oleks läinud ka kontserdile, meil on endal samal päeval mäng, me ei saa minna. Aga mingid niisugused artistid mulle nagu meeldivad selles suhtes, nii pika liini mehed. Timberlake nagu eriti, et ta on nagu hästi mitmekülgne tüüp. Aga see, mis siin oli, see ei olnud Timberlake, ma arvan. Ja tõenäoliselt ta nagu kruvib selles suhtes, et kui kellelegi selline musa meeldib. Kui mina seda nüüd nagu peaksin hakkama uuesti kuulama, siis küsimus jääb õhku, kas ma teeksin seda. Ja selles ei olegi midagi paha, et kui sa teed enam-vähem sama tüüpi muusikat, ega see mingit niisugust nagu jalgratta leiutamist popmuusikas väga ei toimu. Paneme, et kruvib, sest et ega tal nagu midagi häda ka ei olnud. Ja muidu läheb üdini nagu ei kruvi saateks, et nii ka ei saa. Last ikka mõni lugu kruvi. See on Koit Toomeva. Kui mulle helistasid hiljaõhtul eile, küsisid, kui kaua ootama pean veel, ütlesin. Koit on hea vokalist, võrdled nagu eelmistega, siis just kui žanr on võib-olla nagu sama, aga ta on kuidagi nagu parem. See ref toimis paremini, kõik asjad on nagu paremad. Ma ei tea, miks on parem, aga on parem. No, et see on mingisugune klassi vahel. Aastatega see latt, mis me ise enda jaoks paneme, seda ei pruugi keegi teine näha, aga meie enda jaoks paneme mingisuguse nagu punkti endale, mille alt me nagu ei tahaks läbi minna. Ja aasta-aastat see muutub keerulisemaks kogu aeg, sellepärast, et ma vaatan tagasi 16-aastane mina, kui sa kuulad Geneka asju, seal nagu väga ei mõeldud, seal tehti rohkem. Ja tõenäoliselt siin nooremad artistid, kelle nimegi ju ma ei tea, eks ole, ilmselt lähevad nagu sama pauguga, et ega nad väga ei mõtle, teevad. Ja sellega ongi jälle täpselt sama asi, et mina ei mõtlen, et okei, ma tegin nüüd mingi jube, et mulle endale ilgelt meeldib ja ma olen mega rahul selle plaadiga. Ma ei tea, timmisin seda mingi 2 aastat ja mõtlesin välja ja tegin kõike. Ja siis ongi, tuleb siia see sama mingi artist, keda ma siin täna olen põrmustanud ja ütleb, et see on täielik sitt, et see ei kõlba mitte kuhugi, et kobige oma urgastesse tagasi ja jää kõigi sinna. Et täiesti võimalik, aga minule kruvib. Hästi tehtud, kõik tipp-top. Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on nukker ja mul pole kannat. No ma mõtlesingi, et ma peangi terve selle saate pealt enam siukseid lugusid ainult kuulama. Et see nüüd lõpus tuli, et muidu
muidu oleks olnud mu ettevalmistus, mida mul ei ole, täiesti asjata. Tegelikult kokkuvõtlikult, kui ma mõtlen nüüd terve selle asja peale tagasi, mida siin on mängitud mulle ette, siis üks lahe asi on, et tehakse eestikeelset kraami ja kas nad on vemmal värsid või ühed on ropumad ja teised vähem ropumad, siiski nagu eelistatakse seda teha eesti keeles ja üldjuhul on need ka väga vaimukad tekstid. Poploo edu eeldus on meeldejääv ja hea refrään. Et see on väga selge seal. Selles midagi nagu keerulist ei olegi. Millest ma olen nagu väga-väga puudust tundnud on nagu personaal, nagu niisugune teistsugune ja kuidagi niisugune nagu selline naislaulja, kes nagu paneks kuulama ja ka vaatama. Et sul oleks nagu mingisugune nagu hääletämber, et sa ei pea laulma kõike neid asju nagu Beyoncé või sa ei pea nagu olema nagu puhas kõikides nendes asjades nagu mingi megakoolitatud häälega, aga mingi niisugune touch, et sealt tuleks nagu mingi kuradi asja nagu selle naise seest, et siukest ei ole ja siis aga minu jaoks nagu see on nagu puudu täiega. Jah, ühesõnaga jätame las ta jääda, aga selline võiks olla, et kui sa järgmine kord küsid mu käest, et kas tundsid selle naise hääle ära, siis ma ütlen, muidugi, see on ju see absoluutselt aru saada. Aga kõik on nagu niisugune tasane, mitte midagi, ei üles ega alla, kõik on niisugune joon on niisugune ühtlane. Pane, et kruuvis nii on hea lõpetada, ma arvan, et ikkagi positiivsel moodil. Ja selline saigi siis saade ja kõik, kes vaatasid selle otsast lõpuni ära ja kuulasid minu targutamist, siis said aru, et Eesti muusika on mega hea ja ainult paremaks läheb. Nii et kuulake Eesti mussi ja vaadake saadet ja soovin teile kaunist suve.